nii Mait, kuidas sul läks? Minul läks, ma ütleks, ma annaks endale 4. Mitmepallisüsteemis. Mis asi see nüüd oli? Mitmepallisüsteemis. 5, mida vittu? Okei, ma ei ütle midagi siis. Miks sa nii õel pead olema? Ei ole õel lihtsalt, kui sa ise ei teadvusta seda, et kuidas sa rikkusid enda alguse ise ära nagu lihtsalt. Ma ei tundnud küll. Ei tundnud või? Ei. Päriselt või? Oh my god. Ma olen Euroopa Liidust, türa! See tüüp läks kallale kellelegi. Näita nagu jah, maru pinges enne esinemisi. Ma ei olnud enne, kui sa mu ajusid ei hakanud keppima. Where's the host? Yeah, who's the host? Yeah, he has the media. He's right there by the door checking people in. Host on väga stressis, Ma ei tea, küll. Tegeleb asjadega. Nagu, ta võib kõik kontrolli all olla. Kaua läheb aega. Mis arva, miks on kirjas 20.15 show algus, kui kell on 20.27? Tipi or win. Aga meie istub ikkagi reserviert lauas. See on see, kus meie istume, ütleme niimoodi. Ma olen nii stressis tüüp ammu näinud. Siia istuvad vist inimesed. Me peame peldikus istuma. Mis kuradi ülemõtlemisvõistlus siin käib, ma ei saa aru. Ma ei tea, istu siia tagasi vist. See ei saa ju. Siin inimestel ees istuda on ka veider ju. Mul pohvu. We're gonna start the show. Get some energy in this room. Come on, get some nice people. Not those guys. We're gonna bring up the first act. Who's on first? Ei, ma arvan, et sul oleks jumala hästi see ette läinud. Minu arust oligi see esimene maleliigutus oli sul valena. Et sa selle kuradi movie'ga lendasid, et... What's your name, bro? Hurry up, fuck up. Come on, man. Oh, okay, I'll hurry up then. You can name me Ivan. Ivan. Okay, guys. This dude, I've known him my whole life. Such a great friend of mine. We grew up together. Please, welcome to the stage, my favorite comedian, soon to be yours, Ivan, everybody. Give it for Ivan! Ivan! Aga see rahvas armastas seda nii palju, et sa keerasid lihtsalt rahva sellega nii haigelt sellega, et sa olid seal nagu... Took this motherfucker an hour to start the show and then he's like, hurry the fuck up. Et ma ei teeks seda lükket järgmine kord, see on see, mis ma ütlen nagu. Different type of wives there. So my last girlfriend, she had her own personality and shit. Minu arust perse läks siis, kui ma hakkasin nagu puterdama, vaata. And he still comes home to hear. Oh shit. Et sa keerasid lihtsalt rahva sellega nii haigelt sellega, et sa olid seal nagu... How are you today? Good, thank you. Okay, I don't care. Et sul oli ikka suht vaikus, noh. And he has to listen to her bullshit about Palestine, you know. Oh, this one didn't work. Ma millegi pärast ikkagi ei taha suga nõus olla. I don't have anything to say anyway, so thank you, goodbye. Oli kah. Päriselt või? Oh my god. About a noise for Indrik, everybody. Indrik! Aga ma ei saa aru, mille peale naersid. See ei olnud nali, nagu mis ma tegin I haven't done so much in English before. I'm from Estonia as well. That's the pregnant guy. I'm not father. Just want to clear this up here. Yeah. Thank you very much. My name is Indrik. See on siis kokkuvõte, jah? Nii Mait, kuidas sul läks? Minul läks, ma ütleks, ma annaks endale 4. Mitmepallisüsteemis. Mis asi see nüüd oli? Mitmepallisüsteemis. 5, mida vittu? Okei, ma ei ütle midagi siis. Miks sa nii õel pead olema? Ei ole õel lihtsalt, kui sa ise ei teadvusta seda, et kuidas sa rikkusid enda alguse ise ära nagu lihtsalt. Kuidas ma oma alguse ära rikkusin?
See, kuidas sa peale läksid, nagu sa hakkasid selle hostiga huiama lihtsalt, noh. Mis siis? Ei, noh, sa tegid endale nii raskeks selle seti ju. Ma ei tundnud küll. Ei tundnud või? Ei. Estonia is also known for... Kas sa nagu ei teadvusta või sa ei taha teadvustada endale seda, mis juhtus? Ma arvan, ma ei nõustu sinuga. Mu point, et kuidas sa 4 annad oli mediocre, mitte pomm oleks olnud nagu... Ei, sa sellest väga palju sitemat ei saa ikka, kuna ma ausad ja sükse publikuga. And hallo, tšau, tšüss. Hier Viie Eesti autobaanir Tempo is Murderers. Do you know that show? Ei, hea töö, me tegime ära selle. Ma siis ütlen, et ma võtan arvesse, mis sa ütled. Aga ma nagu ei tundnud küll, et see nagu midagi väga halba oleks. Ei no see ei olnudki väga halb, aga mind häiris see, et sa ütlesid 4 panid sellele 5-st nagu. Palju sa paneksid siis? No peaks 3 miinus best case stsenaarium. 3 miinus? Jah. Mis? No. Nagu see, jah. Aga siis ma ei julge sinna sissegi enam minna. See ei ole probleem, ma räägin, et sa saad paremini teha lihtsalt. Lähme teeme õlle, et sul on see mingi asi, et sul on nii pohhui nagu. Või et ma ei teagi, sa ei ole ju nagu mitte empaatiline inimene ka väga, sa ju tegelikult saad aru teistest inimestest. Aga ma ütlen seda, et sa vahest on kõnnid inimeste reis ja istud ette ritta, vaata, et see on kõik selle sama asjaga seotud ja see ongi see, et äkki sina, see on fine. See on autism äkki, jah. Äkki see on see hoopis. Võtad, kas ma teen tihti siukest puudega sitta või? Kindlalt, aga sellepärast sa oled naljakas ka. Tule siia poole. Aga siis on nii. Aga lähme beerbaari, see on 200 meetrit siit. Sobib. Ahah, et pissisin endale pükstele, saad aru? Mul kõik see neurosigri-migri käib, mul on ATH ja ma lihtsalt ei suutnud enam keskenduda ühele samale asjale. Ma viskasin londi püksi ja mõtlesin, et lähen tegudele ja hakkan hyperfocusiga tegelema. Neurosigri-migri, sa ei teagi sellest mitte tatti. Mul on vaja ATH sellest jutust. No nii. Hommikuselt tuleb askeetlik. Panen kurgi alla toetuseks. Nii et selle mees scramble teeks. On koledam, kui oma tütrele lits öelda. Sööma! Aitäh hommikusöögi eest. Käed ise? Või midagi hambale? Siis on väga hästi. Ei jätta alles. Kui pudingit tahad, siis saad lõpuni. Mida ei jäta alles? Mida mitte viskabki ära või? No nii, jalutasime 400 meetrit kodust ja siin ongi see kurikuulus maja. Berghaus. Ühesõnaga, kunagi see siis Stalingallee küttesüsteemide majast on... Katlamaja, küttesüsteemide maja, katlamaja putt. Ole vait, on siis sirgunud üks kõige prestiižsemaid ööklubisi, kuigi ööklubi on natukene nagu lame sõna selle kohta, mis siin meie taga on. Ma juba tunnen nagu enda sees ärevus, kuigi ma isegi täna ei proovi sisse saada siia. Mul on ka jõnn jahe natuke. Aga see on Berghain ja see on nii sünge, see on nii lambi koha peal ka siin. Aga lähme vaatame, kas me saame natuke lähemale ka ja vaadata, kuidas on järjekorraga lugu laupäevasel päeval kell 20:44. Igastahes selline see hoov siin on ja ikka väga suur maja on, peaks ütlema. Tõesti on suur maja. Ütleme võib-olla
Isegi Salme teater ei ole nii suur. Ta näeb siuke kuri Stalini-aegne välja ka. Ma paneks ära selle kaamera nüüd, mul on juba endal junn nii jahe. Oleme siis järjekorras esimesed. Muidu see tavaliselt läheb sinna taha kaugele välja. Öösel läheb, uksed lahti tehakse. Ja siin on sitaks inimesi. Ma olen väga üllatunud. Kõik tahavad räigelt sisse saada. Kulutavad enda terve nagu nädalavahetuse sellele järjekorrale. Ja keldris ma siis kuulsin, nii ei ole ilus öelda, aga minu jaoks on see väga vaimukas, kuidas seda öelda, toimub siis pedede pasapralle. Ehk siis homoseksuaalid teevad seal nilbet seksi enda fekaalidega. Sellepärast ma ei tahaks sisse saada. Sellepärast tahakski, jah. Aga ma ei saa aru, laupäev, prime time justkui peaks olema. Ma peaks elu sees uskunud, et siin ei ole järjekorda, siis öeldakse tule pühapäeva hommikul. Ma arvan, nad ei ole ukse lahti teinud. Süsteem siin on. Pereisad sõidavad ratastega siin. Mingi 12 tehakse alles lahti, ma arvan. Siis kohalikud teavad, siin pole mõtet seista, see ei anna sulle midagi, kui sa seal entusiastlikult 3 tundi seisad. Et vist ukse peal saad nahku, siis ma pakun. Aga lähme edasi või? Testime seda järjekorda. Kuidas me lähme siit? Nende riietega me küll ei lähe. Ei lähe, muidugi kuulbeti pusadega. Tere! Mina olen siis uudisteankur Mait Vesker Morna teatajast ja tahtsingi teil küsida, et kas oleks võimalik natukene siin... Sellega peaks tasuta sisse saama vist. Tahtsime siin sees natukene filmida, et kas tohib? Me peame ära õppima, et siit esimene on vasak, siis teed siit ja siit hakkad juba vaikselt. Ja siin saad teada, et sa ei saa sisse ja oled oisis. Äkki see koht on kinni, see NV, kas keegi sellele on mõelnud või? Ei saa kinni olla. Miks iga asi saab kinni olla? Saab või? Lähme siit edasi või? Lähme siit edasi. Aga kui me siit täna muusikakogemust ei saa, siis õnneks meil on Fred Pulli CD-plaat kaasas. Mida me läheme nüüd kuulama, ütleme lounge'i. Ja ma olen väga excited, isegi võib-olla rohkem excited kui Bergeni pärast selle Fred Pulli CD-plaadi pärast. Kui vaatame, see koha nimi on. Varsauri Strassest lähen peale ja Janovits Brükest tulema maha. Aga siia, mis paremini, me oleme siia sama kiire ju. See Google Map on tagune siin. Mõnusalt sitane linn on see. Ma eeldan, et sinna poole. Tere, mis kuradi hindi kupeevagun see on? Nii see paar peaks selle tänava peal olema. Siin see näitab, et ongi. See või? Minu vist küll. Barnero? Yeah. Yes. Oh, okay. You basically have to go through this door and then go down the courtyard on the left is another big door and it says Barnero and then you just follow the signs. But I enjoyed going up to find it because this is exactly what I wanted a Berlin bar to be like. Yeah? Go through the steel door, go up down a creepy alley covered in graffiti, up a really sketchy apartment building staircase. Nice, okay, let's do it. You guys should check it out. Let's do it. Thank you so much, guys. Thank you. Ja lasti sisse. Ma ei tea, kas siia Fred Pulli saab... Nojah, ma arvasin ka kohe, et see juba algunud ütlesid seda, et see on siuke koht. Miks sa üldse arvasid, et siin saab? Ma küsisin ta käest, et kus saaks mussi kuulata. Hello, I'm doing good. Yes, but do you have spots for two or? Do you have a reservation? No, we don't actually. Super sorry. For the time being, we don't have an aux or anything. It's just from vinyl. Oh, okay, vinyl, but no CDs? We don't have no CDs. Oh, okay. Okay, cool. Thank you very much. Looks very nice place. Have a good night. You too. Ciao. Aga see entrance oli küll väga lahe. Ja see vibe ka üldse, see tüüp oli ka nagu lähekski kuradi sõbra juurde, vaata. Jälle mingi siuke täiesti teine kogemus on nagu kogu see user experience. Tuled sellisesse kuradi majja ja seal sees on mingi, see oli jazz on ja ma ei tea muusikast midagi. Ta oli jazz, jah. Kas see on maiki? Sul ei ole maiki praegu või? Jaa, mul on 22.15 on maik. Me jõua sinna praegu. Jõuame, täpselt jõuame. Paar Neirost Z-baari 44 minutit. Tule sa vaatad, see tüüp on siuke neandertaal, et vaatab ainult neid jalutustistantse. Nägid, seal oli kõrval see ka, et sa said minna kui trammiga.
Neandertaal. Ma ei tule. Võtsab ka, jah. Vai, kus su Urro auk on nüüd? Sinna ja paremale. Ühesõnaga, mina sain täna spotis ja ma ei tukki ei saanud. Sest üks drop-out oli lihtsalt juhuslikult. Aga Dan peaks ka siin olema. Mul on veits hea meel, et mul ei ole täna spotti. Ma olen, et sa oled nagu stressis olnud. Minu arust sa oled rohkem stressis siin kui Eestis. Kindlalt. Ma olen väga palju rohkem nende maikide. See on nagu täiesti... See kliima minus on ikka täiesti teine. Eestis ma võtan ikka väga külma kõhuga. Siin ma nagu higistan ikka... No ma higistan üle, ütleme... Tõele au andes ma ikka higistan nagu liiga palju, vaata. See on üks asi, mida ma ise ka manifesteerin hästi palju komedia puhul, et sa ei tohi nagu... Et sa ei tohi nagu liiga tubli või liiga tõsiselt võtta, vaata. Ja see on täpselt see, mis lompi ma nagu ise olen astunud siin. Hello. Here for the late show, or are you performing in the late show? Performing. Oh, so you are... Hendrik, yes. We have a very lightly attended show. I think we have maybe 6-7 tickets. Ciao. Kui palju minuteid siin teha võib? Ma ei tea, ma teen lihtsalt korda seda showt. See tundub väga lahe venju. Ja ta mul tuli just üks mu surnud beebina oli. Väga hea. Aga lugesid reegleid ka sellele showle või? Mis see on? Sa ei tohi siin N-sõna öelda. Sa ei tohi... Mul ei ole keegi öelnud midagi. Sa ei tohi olla üli palju reegleid. Sakslastel on see värk. Oota, aga mis sa üldse siis siin teed? Nad ei oska elu nautida, neil on vaja nagu struktuuri. Oota, aga sul ei ole bitte siis ju? Ei, mul on bitte. Mul on kuradi Hitleri bitt, mul on kuradi... Ongi veel üks Hitleri bitt. Mul on surnud beebi bitt. Saddam Hussein või? Jah, suur fänn. Aga mulle meeldis need kontroversisid, Saddam Hussein. Hinda, sa pead oskama eraldada artisti tema kunstist. Ja Saddam Husseiniga on täpselt sama. And I want you guys to put a huge hand together for our visitor, Hendrik, everybody! Hello, ciao. What an introduction. I was a little boy. I was always like anticipated. Is this the word, yeah? Oh, you have the same thing, yeah? Yeah, the same. So her theory is... I think this is my time. Thank you so much, Berlin. I go back. Ma vahest mulle meeldib niimoodi, et ma lähen nagu peale, et ma ei mõtle üle ja siis ma vaatan, mis järjekorras mul see asi nagu bum välja tuleb. Ja täna ei tulnud mingid naljad, ei olnud nagu seda minekut, aga väga hea, et sai tehtud, sai inimestega tuttavaks, nii et viimase peal. Lähme edasi, otsime nüüd Maiduki üles, ma ei tea, kus see vend on raisk. Ja tere, siin on full elu käib, vaata, seal oli 5 inimest, mine munni, kus siin on näis. Mitu õllet teinud oled? 1,5. Näis, mis tegid? Käisin söömas ja... Me teeks ka mingi toidu nüüd. Võime teha, jah. Ma avastasin sellist asja, et mitte kuskil ei ole enam nagu enne Ukraina sõjaaegseid hindasid. Et sul on rohkem raha ja hinnad on kõrgemad lihtsalt. Et tegelikult et alati see, et kui raske on või inimesed elavad nagu hästi tundub igal pool. No oleme meie valged inimesed elame, jah. Et meil on oma mull ja mulle see mull sobib. Aga samas valgetel inimestel pole mingit svägi, neil pole mingit stiili ja moodi, vaata. Mingi Helli Hanseni, mingid Mardid, vaata. Kuradi ma täiesti mingid maitsetud vennad oma viinekkidega nagu. Mis asja vaata mind? Ma ei räägi sinust, ma räägin üldiselt. Kas sa oled kunagi ühte musta tüüpi, kes pole stiilne? Ma olen nagu, sest ma elan Eestis, ega need musti mehi seal väga palju ei ole. Nad oskavad nagu, nendel on see... Neil on stiili, jah. Nendel on see stressi ka kuidagi nii palju tundub. Pole seda valge mehe higi, seda mõttetut higi. Mõttetut suvaliste asjade pärast muretsemist. Sihukest jama nagu ei ole.
ainult tisside pärast hakkasin followma teda, ma ei tunne teda, mul on suva. No need on pommid, jah. Kas see läheb haistamise alla või? Mina ei tea, kas läheb. Päris jõhkud tissid on need ikka nagu. Korralikud kurad ja Mardika kulmud on ka. Olete te kunagi üles tõusnud hambad pestnud ja kluppi läinud? Ma ka ei ole. Täna me proovime seda. Berghain esimene emotsioon on laes, ma ei oska kohaneda siin nende inimestega. Me ei ole kindlalt samal lainel, mis nemad, aga me oleme WC-s kaameramehega ja siin on jobi tõenäoliselt igal pool, aga ma ei tea, paneme edasi või ütleme edasi. Me sigime, kuseme ja tapame nagu ka kõik teised loomad. Aga meie erilised pesad teevad meid eriliseks. Oskame armastada vaid oma mugavuste piirides. Keerame talvel radikad kahe peale, et naabritele ei hakkaks liiga soe. See on pask! Ja siis minu arust sa sõid sitta nagu 5 minutit, aga